Tead, me elame Ameerikas ja Prantsusmaal ning majandus on suurepärane. Meil on suurepärane maja, meil on suurepärane äri ja nüüd saavad lapsed siin haridust. Ja eeldus on, et siin on nende tulevik. Aga kui sügavamale vaadata, saavad inimesed aru, et siin ei ole su tulevik. Kui meie üles kasvasime, oli Iisrael 3. maailma riik, eks. Nüüd on Iisrael tõenäoliselt maailma kõige dünaamilisem riik. Nii et see on osa siinsest filosoofiast. Püüda inimesi äratada mõistma, et on uus reaalsus. Ja sa pead sellele uue pilguga vaatama. Rabi Leo D on Suurbritannias sündinud Iisraeli rabi, haridustegelane ja endine riskikapitalist, kelle elu muutus igaveseks, kui tema naine Lucy ja tütred Maia ja Riina mõrvati 2023 aasta aprillis Jordani orus toimunud terrorirünnakus. Sellest ajast alates on temast saanud rahvusvaheliselt tunnustatud hääl vastupidavuse, usu ja sionismi teemadel. Rabi D on pühendanud oma uue raamatu Äriline põhjendus Iisraeli jaoks. Kas saad endale lubada seal mitte olla? Oma uuele abikaasale Elisale. Selles raamatus rakendab ta investori analüütilisi tööriistu, et väita, et Iisrael on üks maailma tugevaimaid pikaajalisi investeeringuid. Mitte ainult majanduslikult, vaid ka moraalselt, strateegiliselt ja vaimselt. Tere tulemast JNS News Hubi Rabi D. Aitäh, Steve! Mis ajendas sind seda suurepärast raamatut kirjutama? Nii et pärast meie tragöödiat, kui 6 kuud hiljem sõda puhkes, kutsusid mitmed kogukonnad Ameerikas ja üle maailma mind rääkima. Ilmselt selleks, et anda neile nendes oludes jõudu. Nii olen ma reisinud ja rääkinud oma loost, aga ka Iisraeli loost alates 7. oktoobrist. Ja pärast nii palju kordi rääkimist mõtlesin, et võib-olla peaksin selle kirja panema. Ja see oligi tegelikult selle raamatu algus. Sa räägid sissejuhatuses loo ühest kohtumisest, mis sul oli Prantsuse metroos. Ma räägin sulle tõtt, Steve. Nii et Elise ja mina käisime Pariisis ühe päeva, kui tulime tagasi ühelt oma reisilt Ameerika Ühendriikidesse. Ja mõlemal meist olid 20 aasta tagused mälestused suurepärasest Prantsuse košertoitudest. Nii et me broneerisime õhtuks parima liharestorani ja hommikuks parima sarvesaia. Ja see, mida me leidsime, olid kõige halvemad toidud, mida olime saanud juba aastaid. Ja me saime aru, et oma kodulinnas Eufratis saame parema sarvesaia ja parema prantsuse toidu kui Pariisis. Ja ma olin sel hetkel hommikul pärast väga kehva hommikusööki nii vihane. Ma seisin Juudi kvartalis metroojaamas. Ja minu kõrval seisis mees, kellel oli nokamüts peas, sest muidugi ei saa Prantsusmaal kippat kanda. Ja ma küsisin temalt, kas sa räägid heebrea keelt? Ja ta vastas, jah. Ja ma küsisin, tead, miks sa siin elad? Ja see viis vestluseni, kus ta põhimõtteliselt ütles, kuule, ma olen prantslane, ma räägin prantsuse keelt. Me töötame siin. Ma ütlesin, sa valid elada mitte kõige paremas kohas. Sa kasvatad oma lapsi siin, kus sa pead oma identiteeti varjama. Sul on olemas maailma parim riik, Iisrael, kus saaksid neid vabalt juutidena kasvatada kogu selle parima kultuuri keskel. Aga sa valid olla siin. Ja kahjuks rong peatus. Ma läksin maha ja tema jäi suu lahti. Pärast seda kogemust tundsin, et peaksin midagi kirjutama ja ma olen selle osaliselt pühendanud ka Ellile. Ja võib-olla, kui see tõlgitakse prantsuse keelde, loeb ta selle ka läbi. Ma mõtlen, sa oled tegelikult ametilt rabi, aga kuidas sa lepid sellega, et äkitselt vaatad Iisraeli ja tänast maailma olukorda majanduslikust ja strateegilisest vaatenurgast? Nii et Steve, tõde on see, et ma olen Balti šuva. Ma õppisin Cambridge ülikoolis ja töötasin 10 aastat finantssektoris Londoni linnas. Ja seal tegelesin 2 fondi juures erakapitali ja riskikapitali investeeringutega. Teises neist nimetati mind direktoriks. Tegemist oli $1 miljardi suuruse investeerimisfondiga. Ja päev pärast seda, kui mind direktoriks nimetati, lahkusin ma töölt ja tulin Iisraeli, et saada rabiks. See on juba teine lugu. Aga minu algne taust oli tegelikult investorina. Ja viis, kuidas me erakapitalifondis töötasime, oli see, et mina olin tehnoloogiatiimi liige. Ja me otsisime ettevõtteid, mida sooviksime osta, erafirmasid, ning seejärel kirjutasime investeerimismemo. Investeerimismemo käsitles tooteturgu, toodet ennast, juhtkonda, töötajaid, riski hindamist, SWOT-analüüsi. Me teeme kogu analüüsi, kirjutame selle väikesesse brošüüri, anname selle edasi, istume investeerimiskomitee ees koos tegevjuhi ja investeerimisekspertidega. Ja põhjendame, miks me tahame ettevõtet osta. Tunni lõpus tehakse otsus. Jah, te võite raha kulutada. Ei, te ei või raha kulutada. Ja kui jõudsime Iisraeli juurde, mõtlesin, et oleks huvitav vaadata Iisraeli kui ettevõtet. Kui me vaataksime Iisraeli kui ettevõtet, siis milline oleks turg? Mis oleks toode? Kes oleks juhtkond? Juhtkond on tegelikult poliitikud, eks ole. Kes oleksid töötajad? See on kogu elanikkond. Mis on SWOT-analüüs? Tugevused, nõrkused, võimalused, ohud.
Mis oleks, kui vaataksime Iisraeli täiesti objektiivselt? Ja mis mind üllatas, on see, et sellest tuleb tegelikult üsna veenev tulemus. Ja ma ei ole kindel, kas keegi on seda varem nii objektiivselt teinud. Nii et ja sa oled seda väga hästi teinud, sa kirjutad, et selle raamatu eesmärk ei ole ainult luua ärilist põhjendust raha Iisraeli investeerimiseks. See on selleks, et luua äriline põhjendus, miks investeerida oma elu Iisraeli. õige. Tõde on see, et kui ma reisisin mööda maailma ja rääkisin oma lugu Iisraelist, ma küsisin inimestelt, miks te ei ole seal? Ja nad vastasid mulle, et tegelikult on mul siin töö. Ma räägin siinset keelt. Mu pere on siin. Kõik taandub mugavusele. Ja mõte on selles, et teate, me elame Ameerikas ja Prantsusmaal. Majandus on suurepärane. Meil on suurepärane maja. Meil on suurepärane äri. Nüüd saavad lapsed siin haridust. Ja eeldus on, et see on nende tuleviku jaoks õige koht. Aga kui sügavamalt uurida, saavad inimesed aru, et see ei ole nende tuleviku jaoks õige koht. Ja nad on tegelikult valmis seda tunnistama, kui nendega sellest rääkida. Nii et siin on teatav lahknevus. Ma arvan, et see tuleneb sellest, et kui meie üles kasvasime, oli Iisrael 3. maailma riikeks. Nüüd on Iisrael tõenäoliselt maailma kõige dünaamilisem riik. Aga meie mõtlemine on ikka veel kinni selles 80ndate ja 90ndate stsenaariumis. Kus sa lendasid sisse praegusesse Ben Gurioni esimesse terminali, mis oli sisuliselt keset kõrbe ja sa kõndisid üle liiva, et jõuda tõeliselt väga viletsasse terminali. Ja siis tuleb välja ja võtad takso mööda üherealist maanteed Jeruusalemma. Ja ma arvan, et paljude inimeste mõtted ongi sinna kinni jäänud. Ja üks selle raamatu teemasid ongi öelda, et tegelikult on investorina väga ohtlik omada vananenud mõtteviisi. Ja me oleme seda näinud, näiteks ma võrdlen erinevaid stsenaariume, aga Kodak versus Apple. Teate, inimesed investeerisid Kodaki aktsiatesse 80ndatel, 90ndatel ja 2000ndatel, mis iganes. Ja see oli õitsev ettevõte. Neil oli maailma kaameraturg ja siis tuli iPhone selle telefoniga, mis esialgu ei tundunud konkurendina. Telefonil oli kiiresti kaamera küljes. Kodaki spetsialistid otsustasid leiutada digikaamera ja inimesed, kes investeerisid Kodakisse, kaotasid järgmise 5 aasta jooksul kõik. Ja need, kes investeerisid Apple'isse, teenisid varanduse. Ja mingis mõttes olemegi praegu samas olukorras. Vana maailm juutide jaoks, tead. Ameerikad, Suurbritannia, Prantsusmaa, Argentiina, Kanada. Need on Kodaki rollies ja Israel on Apple. Ja tehnoloogia muutub, turudünaamika muutub ja need, kes on seda märganud, saavad väga hästi hakkama, jumal tänatud. Ja te hea, kes tulevad liiga hilja kaasa, jäävad ilma ja see maksab neile kallilt. See ongi osa filosoofiast siin. Püüda inimesi äratada, et nad mõistaksid. On uus reaalsus ja seda tuleb vaadata uue pilguga. Mõned inimesed väidavad, et 7. oktoober muutis Iisraeli palju riskantsemaks paigaks ja seepärast ei taha kõik Iisraeli elama asuda. Sina väidad vastupidist. Õige, see on väga huvitav. Mul tekkis küsimus, kui jõudsin Iisraeli toote peatüki. Mis on ühe riigi toode? Ja on väga lihtne öelda, et see on majandus ja kui palju raha sa teenid. Aga ma ei arva nii. Ma arvan, et riigi toode on tema noored. Ja see, mida me siin toodame, on uskumatu noor põlvkond. Järgmine põlvkond. Riigi tulevik sõltub toote arendamisest, mis tähendab noorte arendamist. Ja kui te vaatate seda riiki alates 7. oktoobrist, siis näete midagi täiesti kummalist, vähemalt maailma jaoks. Te näete gruppi noori inimesi, kes on end taas jalule ajanud. Nad võitlevad lahinguväljadel oma elu hinnaga. Kultuuri, religiooni, asukoha, koha, riigi nimel. Ja seda ei juhtuks üheski teises riigis maailmas. See on täiesti selge. Ja ma tean, et Douglas Murray astus umbes 2 aastat tagasi Ida-Londonis ARC konverentsil 4000 mitte-juudi ees üles. Ja ta pidas neile kõne, see oli grupp konservatiive, kes arutasid, kuidas säilitada lääne väärtusi ja religioosseid väärtusi läänes. Ja ta tõusis püsti ning ütles, et ainult üks riik suudab end tänases olukorras kaitsta. See on Iisrael, sest neil on noored, kes on haritud, mõistavad täpselt, mille eest nad võitlevad ja millised on nende väärtused. Kui me ei muutu Iisraeli sarnaseks, siis me ei jää ellu. Ja ta sai sellel Ida-Londoni konverentsil 4000 mitte-juudi käest püsti seistes aplausi. Ja ma mõtlesin endamisi, tead mis? See on täiesti õige. Võrdle seda sellega, mis toimub ülikoolides Ameerikas, Suurbritannias ja Euroopas, eks. Tippülikoolid nagu Columbia, Harvard ja Yale. Inimesed telkisid, toetades Hamasi ja toetades terroriste.
Lõhe meie noorte ja nende noorte vahel on nüüd nii suur, et ma ei usu, et seda oleks üldse võimalik ületada. See pole isegi võimatu, et nad kokku tuleksid. Meie noored on umbes 1000 korda parema kvaliteediga kui nende vanemad. Ma vaatan oma lapsi ja näen seda kohe. Ja nende lapsed Ameerikas ja teistes riikides on 1000 korda kehvema kvaliteediga kui nende vanemad. Ja see lõhe on lihtsalt liiga suur, et seda eirata. nii et kui noor spetsialist tuleks sinu juurde Londonist, New Yorgist või Johannesburgist, mida sa ütleksid neile, et nad tuleksid Iisraeli? Õige. Kui sa vaatad siinset majandust, siis see on suurepärane. Ja veel midagi, mida inimesed ei mõista. Mina ka ei mõistnud enne, kui numbrid läbi arvutasin. Soovitan kõigil minna Google'isse või ChatGPT-sse ja teha samad arvutused. Kui sa oleksid investeerinud $100 Nasdaqi aastal 2000, täna oleks see väärt, ma arvan, umbes $500, $600, midagi sellist. Kui sa oleksid investeerinud sama $100 Tel Avivi börsi 125 indeksisse, täna oleks sul 7 või 8 $100. Kui sa oleksid investeerinud $100 kinnisvarasse Ameerikas aastal 2000, oleks see täna väärt umbes $300. Kui sa oleksid investeerinud sama raha kinnisvarasse Iisraelis, oleks see väärt $400. Ja tead, see on eksponentsiaalne kasv. Tegelikult, tead, see võib tunduda väikese erinevusena, aga just nii on viimased 26 aastat olnud. Ja tegelikult see trend jätkub ning see kasvab eksponentsiaalselt. Nii et ja ma mõtlen, sa tõid ka välja ja ma arvasin, et see oli huvitav, et 1939 aastal elas alla 1% maailma juutidest Iisraelimaal. Aastaks 2026 enam kui pool maailma juutidest elab siin. Ja küsimus on, et kasvava antisemitismi taustal kogu maailmas, eriti pärast 7. oktoobrit, miks ei tule rohkem juute siia elama ja miks mõned iisraelased lahkuvad? Me oleme jõudnud murdepunkti. Teate, halahas ütleme, et rubokulo, et kui jõuad poole peale, see on põhimõtteliselt 100%. Ja mis juhtub, on see, et kui jõuad 50% peale, siis hakkavad asjad väga kiiresti arenema. Ma arvan, et see, mis juhtus, oli see, et 7. oktoober oli tõenäoliselt päev, mil umbes 50% juutidest elas Iisraelis. Ja põhimõtteliselt toimusid muutused makrosfääris, mille Jumal lõi, mis pani kõik mõistma, et see ongi see koht, kus olla. Ja antisemiidid tulid kapist välja ja hakkasid äkitselt juute kogu maailmas taga kiusama. Ja Iisrael hakkab võitma igat lahingut, alistades Hamasi, Hezbollah, Iraani, Süüria, Liibanoni ja Jeemeni. Ja äkitselt on kõik tõesti muutunud. Nii et me oleme näinud täielikku muutust. Teine asi, mida meeles pidada, Steve, on see, et siin on demograafia täiesti ainulaadne. Ja ma arvan, et seda ei öelda piisavalt. Võib-olla ütlevad seda antisemiidid, aga juutidena me ise seda ei ütle. On ainult üks lääneriik, kus sündimus kasvab ja rahvaarv suureneb loomulikul teel. See on Iisrael. Iisraelis sünnib keskmiselt 3 last ema kohta. Ülejäänud läänes on see enamasti alla 1,5. Ning taastootmismäär on 2,1. Nii et me oleme ainus jõukas riik maailmas, kus rahvaarv kasvab ka ilma sisserändeta. Ja see tähendab, et kui vaadata tulevikku, siis selle arvu eksponentsiaalse iseloomu tõttu on selle riigi kasv järgmise 50 aasta jooksul ette kindlustatud. Arva ära, mis on garanteeritud. Aga kui oled riik, kus riigis sündinud inimeste arv väheneb ja sa tood sisse 3. maailma immigrante, mida enamik lääneriike teeb, siis sa lahjendad riigi jõukust. Tead, paljudes Suurbritannia ja Euroopa piirkondades on näha, et paljud immigrandid elavad toetustest ja nad ei panusta tegelikult nii, nagu neil toodati. Ja riigi kultuur on rünnaku all. Me oleme ainus riik, kellel esiteks kasvab sündimus nii hoogsalt, aga meil on ka väärtuslik sisseränne. Mis on väärtuslik sisseränne? Juudidel on olnud kultuur 3500 aastat. Me oleme olnud diasporaas, paguluses 2000 aastat. Nende 2000 aasta jooksul oleme õppinud, kuidas juudina elada, mis on sisuliselt Iisrael paguluses. Iisrael on paguluses. Ja nüüd tuleb iga juut Ameerikast, Prantsusmaalt, Kanadast, Argentiinast on valmis olema iisraelane. Neil on kõik vajalik, neil on kogu kultuur, neil on enamasti juba suur osa keelest selge ja neil on väärtused. Ja nii nad sobituvadki siia. Ja ma võin rääkida enda eest ning paljude oma naabrite eest Efratis. Inimestest saavad selle riigi imelised ja väärtuslikud kodanikud väga-väga kiiresti. Ja tead, ühtegi teist riiki maailmas pole, kus oleks nii, et pagulased üle maailma saavad koju tulla ja riigi väärtustele ning tugevusele juurde anda. Kuidas sa seletad Startup Nationi fenomeni ja seda, et see loomemaa
on muutunud ka innovatsiooni ja kastist väljamõtlemise riigiks. Las ma ütlen sulle, Steve, riskikapitalistina nägin ma Londonis istudes nii palju erinevaid ideid ja ettevõtjaid, kes tulid imeliste ja erinevate ideedega igast võimalikust turust, mida sa suudad ette kujutada. Mõnda neist me rahastasime, mõnda mitte. Ja kui meie ei rahastanud, siis keegi teine rahastas. Aga paljud neist ideedest ei olnud tegelikult eriti produktiivsed ega väärtuslikud. Võib-olla nad teenisid natuke raha, võib-olla ei teeninud, aga nad ei andnud inimkonnale tegelikult midagi olulist juurde. Iisrael, kuna meid vihkavad nii paljud maailma riigid, kui me midagi toodame, siis me teame, et see peab olema väga hea. See peab olema parima kvaliteediga ja inimestel peab seda vaja olema. Meil ei ole võimalust teha midagi, mis on lihtsalt tore omada. Kõik siin peab olema hädavajalik. Ja see tähendab, et kui jõuame ülemaailmse kriisini nagu praegu, käib maailmasõda, aktsiaturgude võimalik kokkuvarisemine tehisintellekti ülehindamise tõttu ja nii edasi. Kõige vastupidavam majandus maailmas on Iisrael, sest see, mida me siin teeme, on täiesti kriitilise tähtsusega. Toon ühe näite, mis juhtus vaid paar päeva tagasi ja mida sa ilmselt nägid. Iiri valitsus ostis $53 miljoni eest lennuki. Ma arvan, et Ameerikast. Ja see oli mõeldud peaministri sõitudeks. Kuid Iiri valitsuse antisemiitliku hoiaku tõttu nõudsid nad, et lennukil ei oleks Elbiti Iisraeli navigatsioonisüsteemi. Nii et nad ostsid selle ilma Elbiti süsteemita. Ja viimaste päevade pealkirjad on olnud, et see lennuk ei saa nüüd uduga maanduda. Ja kuna Iirimaal on peaaegu iga päev udu, see lennuk on täiesti kasutu. Nii et boikoteerides täna Iisraeli, ostsid nad lihtsalt $53 miljoni eest midagi, mida nad kunagi kasutada ei saa. See ongi tüüpiline sellele, mis selles riigis toimub. Ma mõtlen kübertehnoloogia, tehisintellekti tehnoloogia. Sellest rääkides, ma kuulasin ühte tehisintellekti eksperti ühes taskuhäälingus vaid 1 või 2 tagasi. Ja temalt küsiti, mis on see üks oskus, mida inimesed peaksid tehisintellekti maailmas arendama. Ja ta ütles, ettevõtlikkus. Ta ütles, et kui sul on võimalik tasuta kasutada 1 miljonit agenti, eks, või lihtsalt tead, Claude'i kaudu saad saata välja 1 miljon agenti, et teha mida iganes soovid. Turundust, tootearendust, mida iganes. Ainus asi, mis määrab, kas oled edukas või mitte, on sinu võime välja mõelda uus idufirma idee. Sama nädalal, kui ta seda ütles, astus Elon Musk üles tehnoloogiakonverentsil ja ütles, et riik, kus on kõige rohkem idufirmasid elaniku kohta, on Iisrael. Nii et oskus, mida meil on külluses, on ettevõtlikkus. Oskus, mida on vaja tehisintellekti maailmas, on ettevõtlikkus. Ja ma arvan, et me näeme, kuhu see suundub. Kõik märgid näitavad, et mitte ainult ei ole me viimase 25 aasta jooksul olnud parimad kõigist lääneriikidest, vaid tegelikult on ka edasine suundumus täiesti hämmastav. Ja kui me läheneme valimiste hooajale siin Iisraelis, mida sa raamatus mainisid, sa kuidagi hoolimata kõigist neist tragöödiatest, mida oled läbi elanud, tundud olevat tuleviku suhtes nii optimistlik. Nii et paljud inimesed kurdavad selle riigi juhtide poliitikute üle ja jah, see on õiglane argument. Nad ajasid 7. oktoobril asjad tuksi ja mõlemal poolel oli omamoodi ideoloogia, et me saame elada selle suure Gazas oleva tõkkega, mis osutus valeks ja et me võime lihtsalt tuumaarendust Iraanis edasi lükata. See ei osutunud tõeks. Nii et nad tegid palju vigu. Aga tegelikult peaksid inimesed minu arvates mõtlema sellele, kuidas see riik õitseb hoolimata oma juhtidest. Ja ma arvan, et see on väga oluline näitaja, sest kui sa vaatad Metat, see on siis Facebook, mida juhib Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, ma arvan, et umbes 5 aastat tagasi tuli välja ideega, mida kõik pidasid täiesti hullumeelseks, mis oli luua metaversum, kus inimesed kõnniksid ringi prillidega, virtuaalreaalsuse prillidega ja kogu maailm muutuks, kujuneks ning sa teeksid oma sisseostud ja kohtuksid oma tüdruksõbraga ja teeksid kõike Facebookis. Sa ei peaks kodust lahkuma. Ja ta kogus, ma arvan, $10 miljardeid, et sellesse projekti investeerida, mida enamik inimesi pidas hullumeelseks. Aktsiahind kukkus kokku, kui inimesed nägid, et see ei realiseeru. Ja hoolimata sellest, kui tehisintellekt hakkas esile kerkima, selgus, et tal oli juba $10 miljardeid kogutud. Ja ta vahetas äkitselt oma strateegiat ning hakkas investeerima tehisintellekti. Ja selle tõttu on aktsiahind lakke tõusnud. Nii et me näeme, et mõnikord võib kõige halvem juhtkond lõpuks teha asju, mis on uskumatult väärtuslikud. Võib-olla küll valedel põhjustel. Ma arvan, et kui te vaatate seda riiki, te näete hämmastavat edu sageli vaatamata juhtkonnale. Ja see on sellepärast, et inimesed on nii vastupidavad. Ja me nägime seda taas 7. oktoobril. Me nägime, et armee ei suutnud 7. oktoobril meie tsiviilisikuid kaitsta, kuid vabatahtlikud jätsid sel šabatil kõik sinna paika.
ja ma mäletan, ja nad sõitsid alla Gaza ümbrusesse ning võitlesid eluga, riskides ja päästsid Iisraeli. nii et tead, ja siis järgmistel nädalatel tõid inimesed sõduritele toitu rindele Liibanonis ja Gazas. Seal polnud üldse süüa, polnud riideid, polnud kiivreid, polnud kuuliveste ja juudi rahvas asus kohe tegutsema ja hankis selle kõik. Nii et mingis mõttes see halb juhtimine, mis meil selles riigis on, aga see edu tõestab tegelikult, et riik on vastupidavam kui kusagil mujal. ja ma tahan lõpuks tagasi tulla selle juurde, et sa oled rabi ja räägid palju Tanahist, piiblist, raamatu lõpupoole ja sa rajad kogu oma filosoofia piiblile. Kuidas sa seletad piibli teoloogilisest ja vaimsest vaatenurgast? Miks sinu tees nii palju mõtet on? Õige. Ma arvan, et kui sa vaatad piiblit, siis me oleme diaspooras väga osavad selles, et varjata, mida see tegelikult ütleb. Ma olin 6 aastat Inglismaal rabi ja võin tunnistada, et olin selles sama süüdi nagu kõik teised. Jõudsin Shavua Parshani, Tora iganädalase lõiguni. Lugesime seda, pidasin jutluse. Jutlus oli alati sellest, kuidas armastada oma ligimest nagu iseennast. Midagi ilusat, tead küll. Ja võtsin mõne ilusa salmi sellest lõigust ning laiendasin selle teemaks, kuidas saame oma elus paremad inimesed olla. Ja see oli tore. Kõik olid rahul. Läksin sealt ära. Ja alles siis, kui ma pärast seda Iisraeli jõudsin, see oli 2014 aastal, sain aru, et see ei ole Tora sõnum. See on tegelikult šeker. See on nagu, see ei ole otseselt vale, aga see on omamoodi eksitav, sest Tora on lihtsalt raamat rahvast, kes langeb Egiptuses kõige madalamale alanduse tasemele. Ja siis tuleb Egiptusest välja ning jõuab koju. Ja Jumal viib meid koju Iisraeli. Ja siis sa küsid, okei, aga prohvetid, tead, kõik, mida nad ütlevad, räägib sellest, kuidas me koju saame, miks meid välja visati ja kuidas me võiksime uuesti koju jõuda, eks. Ja siis vaatad isegi pühakirjas, eks, vaatad Ruuta raamatut ja see räägib kõik sellest, kuidas tema tuleb koju. Ja on palju teisi näiteid, psalmides ja õpetussõnades ja nii edasi. Ja me näeme, et sama asi kordub ikka ja jälle. Piibel ütleb meile, et juudid peavad koju tulema. Ja seda on väga lihtne märkamata jätta, sest me vaatame ühte konkreetset sõna siin, teist seal, aga kui sa vaatad kogu raamatut tervikuna, on sõnum selgelt see, et juudi rahvas kuulub Iisraeli. See on meie kodu. Me oleme sisuliselt Iisraeli rahvas pagenduses. Me unustasime selle 2000 aastaks, aga nüüd oleme kodus ja nüüd on enamik meist siin. See on tõesti lunastuse perioodi algus ja me näeme seda kõikjal. Me näeme antisemitismi, plahvatuslikku kasvu üle kogu maailma. Aga see ütleb inimestele, et tulge koju, ütleb juutidele, et tulge koju. Ja me näeme tohutut edu kõiges, mida me siin praegu teeme, mis on taas taevane märk sellest, et asjad pididki siin olema. Ja see ongi sisuliselt sinu raamatu sõnum. See on huvitav. Nagu ma ütlesin, püüdsin raamatu kirjutada võimalikult objektiivselt. Ja seal näed palju graafikuid. Ütlen ühe asja, millega ma alustan. Üks graafikutest, mida ma alguses näitan, või üks tabelitest, näitab, kus juudid on viimase 3500 aasta jooksul olnud. Ja see on väga huvitav. Ma ei tea, kas inimesed on sellele niimoodi mõelnud, aga 3500 aastat tagasi oli 100% juutidest Egiptuses. Ilmselgelt olime me seal orjad. Umbes 2500 aastat tagasi oli enamik juute Babülonis, kui see oli maailma suurvõim. Siis Rooma impeeriumis 2000 aastat tagasi oli enamik juute Rooma impeeriumis. Ja siis Hispaanias väga paljud juudid, 30–40% juutidest elasid Hispaania impeeriumis, kui see oli maailma domineeriv jõud. Seejärel Ameerikas 1950-ndatel ja 1960-ndatel elas enamik maailma juutidest Ameerikas. Kuid täna elab enamik juute Iisraelis. Ja ma esitan selle küsimuse, ma ei pruugi sellele tingimata vastust anda, aga ma tahaksin, et lugeja selle üle mõtleks. Kas see oli sellepärast, et juudid elasid nendes riikides, et neist said suurriigid? Või oli see sellepärast, et need riigid olid suurriigid, mis tõmbas juute sinna elama? Ja ma arvan, et seda on lihtne vaadata mõlemast vaatenurgast ja olen kindel, et tõde on segu neist. Aga kui vaadata tänapäeva Ameerikat, siis kas juudid läksid Ameerikasse sellepärast, et see oli kuldne võimaluste maa? Või kui sa vaatad Ameerika 10 rikkaimat inimest, miljardäre, ja näed, et enamik neist on juudid, on raske mitte öelda, et võib-olla juudid tõesti loovad seal ka rikkust. Nii et mida see nüüd tähendab, kui enamik juute elab Iisraelis? Kas see tähendab, Iisraelist saab järgmise 20 aasta jooksul uus suurriik? Ja ma arvan, et jätan selle küsimuse lugejale mõtlemiseks, aga kindlasti on see midagi, mille üle tasub järele mõelda. Mis oleks teie lõppsõnum meie JNS-i vaatajatele? Vaadake, 50% juutidest on nüüd siin. 20 aasta pärast on see 60%. 50 aasta pärast umbes 80%. Ja see ei hõlma isegi suurt alijad.
see põhineb lihtsalt elanikkonna kasvutempos, mis on seni toimunud. Teie lastel või lastelastel pole diasporas tulevikku. Üha enam noori tuleb siia, et leida endale abikaasa. Ja see trend jätkub ainult edasi. Mida kauem te ootate, seda kallimaks see läheb. Kinnisvara hinnad siin tõusevad lakke. Seegel on dollari suhtes tugevnenud, nagu kõik teavad, umbes 20% viimase 6 kuu jooksul. Ja see trend jätkub samuti. Nii et teate, inimesed, ma olen seda öelnud. See kõlas paanika õhutavalt, kui ma hakkasin seda umbes 3 aastat tagasi ütlema. Ma ütlesin, et võib tulla aeg, mil keegi müüb Härberi Manhattanil ja suudab vaevu lubada endale stuudiokorterit Beershevas. Ja ma arvan, et me näeme neid aegu üsna varsti. Nii et ma arvan, et need, kes kaaluvad siia kolimist enda, oma vara, pere ja tuleviku huvides, ei tohiks sellega liiga kaua oodata, sest tegelikult ei liigu trendid teie kasuks, kui te elate väljaspool Iisraeli. Rabi Leo T, aitäh, et liitusite meiega JNS stuudios. Aitäh, Steve!